Tere, head Eesti arstid ja meditsiinitöötajad, terviserahvas! Minu hea kolleeg Maia Klaassen on kindlasti teile rääkinud või hakkab kohe rääkima rohkelt sellest, milline on infokorratus, mida kõike õudset võib seal kohata. Aga mina räägin teile lühidalt sellest, mida saab teha. Mida saavad teha arstid ja meditsiinitöötajad selleks, et olukorda paremaks muuta? Ja noh, halva uudisena võib öelda, et see tähendab rohkem tööd. Aga võib-olla tähendab see hoopiski seda, et me peame mõtlema ümber arsti ja meditsiinitöötajate töö olemuse. Sest see, millest ma rääkima hakkan, on teatud mõttes ennetustöö. Ja võib-olla on tänases infoühiskonnas meil just nimelt seda tarviski. Mina olen Maria Murumaa-Mengel ja ma olen Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor ning ma olen uurinud seda teemat ühte ja teistpidi mitmete aastate jooksul koos oma tudengitega ja uurinud siis peamiselt seda, kuidas inimesed digikeskkondades suhtlevad, kuidas mõned inimesed saavad kuidagi nagu tugevamaks, edukamaks, kuuldavamaks, tähelepanu tõmbavamaks, ehk siis oleme uurinud koos oma tudengitega väga palju just nimelt influencerite ehk siis suunamudijate, sotsiaalmeedia mõjuisikute tegevust ning seda, kuidas influencerid tähelepanu püüavad. Ja kommunikatsiooniuuringutes on juba peaaegu aasta, noh, ütleme 100 aastat on olnud väga selgelt arusaam, et sõnumite mõju on tugevam, kui need ei jõua meieni mitte lihtsalt läbi meedia või läbi, ma ei tea, reklaamikampaaniate tänaval, vaid sõnumid on tugevamad siis, kui neid võimendavad inimeste jaoks olulised eksperdid, kogukonnaliidrid, inimesed, keda nad usaldavad. Ehk siis kaheastmeline kommunikatsioonivoo teooria on meie jaoks tähtis. Ning samuti on rohkete uuringutega tõestatud see, et võrreldes massimeedia kommunikatsiooniga on nii-öelda väike kommunikatsioon tõhusam ja mõjusam. Ehk siis inimesed usaldavad rohkem seda informatsiooni, mis tuleb just nagu neile lähemalt. Ja see kõik on aluseks sellele, mida me saame ära teha valeinfo, kuriinfo, desinformatsiooni ja üleüldse infokorratuse natukenegi lahendamiseks või paremaks muutmiseks või kuidagimoodi nende riskide natukene allapoole tõmbamiseks. Ehk siis me peame olema seal, kus on haavatavad grupid. Ja hea näide on siin see, kuidas on töötanud Eesti Politsei- ja Piirivalveamet. Eesti on äärmiselt kadestamist väärt, rääkides teiste riikide esindajatega, eelkõige sellepärast, et meie Politsei- ja Piirivalveamet on suutnud üsna edukalt viia selle töö, mis enne oli, teate küll, nagu politseinikud teevad oma tööd, on ju, tänavatel, füüsilises maailmas, aga Eesti on suutnud viia politseitöö ka digiplatvormidele, sellepärast et inimesed on seal. Haavatavad grupid on seal. Ja sama loogikaga edasi minnes võimegi mõelda sellele, et kas tõesti on täna nii, et kõik ametid, olgu nad siis arhitektid, teadlased, õpetajad, muusikud, arstid, kas nad peaksid ka siis olema natuke nagu influencerid või mõjuliidrid või suunamudijad või kuidas iganes me neid nimetame? Kust ma selle kohta tean? Siit tõenäoliselt ei loe väga kiiresti ja kähku välja kõiki neid töid, aga meie instituudis on uuritud influencerite ehk siis suunamudijate ja mõjuisikute tegevust üsna põhjalikult ja väga erinevate nurkade alt, et kui te hiljem neid slaide vaatate, siis te näete, et alustades loomaomanike motivatsioonid ja tähelepanu pälvimise strateegid oma koerast mikrokuulsuse loomisel Instagramis,
kuni siis välja tervise, fitnessi, sotsiaalmeedia mõjuisikute käsitlused või siis ka näiteks just nimelt õpetajate tegevus influenceritena. Saate ise aada.ut.ee kaudu neid asju edasi uurida, kui teil selle teema vastu huvi on. Aga tõepoolest on märgatud, et influencerite, nende samade suunamudijate, nende, keda on peetud pikka aega sellised nagu tilulilutajad, no mingid Youtuberid ja TikTokerid ja nad tantsivad seal ja teevad mingeid imelikke asju, kuid on leitud, et nende tegutsemisloogika on üle kandunud väga paljudesse muudesse sektoritesse ja tegutsemisvaldkondadesse. Ehk siis me näeme sarnaseid enesebrändingu ja sotsiaalmeedia kommunikatsiooni tehnikaid kasutuses mitte ainult influencerite puhul, vaid näiteks tõepoolest õpetajate puhul, militaarjuhtide puhul, poliitikutest me ei hakka isegi mitte rääkima, on ju, sellepärast et poliitikud täna ilma sotsiaalmeedias sisu loomata ei saagi olla poliitikud. Ja teatud mõttes on see kaasa toonud sellise hiiliva, selles mõttes see creep, hiiliva või triiviva nähtuse, kus tekib just nagu ootus, et igasuguste erinevate elualade inimesed toimivad samasuguse sotsiaalmeedia loogika, influencerite tegutsemisloogika järgi. Ja näeme seda siis tõepoolest väga paljude erinevate ametite näitel. Et siin slaidil on näha, politseist juba rääkisime, poliitikutest juba rääkisime, õpetajatest juba rääkisime, aga näiteks ka ajakirjanike töö on väga oluliselt muutunud, sest nad mitte lihtsalt ei kirjuta uurivaid artikleid, vaid tegutsevad aktiivselt selle nimel, et need artiklid, et see teadmine jõuaks ka nendeni, kes võib-olla lehti või uudisteportaale ei loe. Ehk siis näiteks Martin Laine teeb väga palju tööd selle nimel, et see teadmine jõuaks influencerite tehnikaid kasutades ka laiema avalikkuseni, sest tänasel päeval ajakirjandust, klassikalist ajakirjandust, head ajakirjandust ikkagi loeb üks osa meie ühiskonna liikmetest, kuid mitte kõik. Ja täpselt samamoodi oleme me ka näinud meditsiinitöötajate ja arstide tegevuse laiendamist. No näiteks Piret Rospuu on teinud täiesti imelist tööd sotsiaalmeedias, kus ta on jaganud allikaid, usaldusväärseid allikaid, võidelnud valeinfoga, rääkinud sellest, mida tähendab üldse perearsti töö. Ja loomulikult maailmast on rohkelt näiteid meditsiini influencerite tegevusest. Kui ma vaatasin veidi ringi teaduskirjanduses, et mida siis on sellel teemal uuritud, siis peamiselt on meditsiini puhul küsimuse all kõikvõimalikud sellised, nagu võib-olla USA kultuuris veidi rohkem tähtsust omavad küsimused, kuna USA-s taandub sageli kõik rahale. Et on uuritud just nimelt neid eetilisi küsimusi, mis võivad tekkida sponsoreeritud koostööpostituste puhul, kuidas saab otsida tasakaalu tervendaja, arst, on ju, tervendaja, inimeste aitaja, abistaja ja influencerina raha teenimise vahel. Mõned valdkonnad on siin eriti tugevalt esindatud või siis ka näiteks juba meditsiinivaldkonna tudengite tegevus, mis võib neile anda piisavalt sellist sümbol ja sotsiaalset kapitali selleks, et saada sotsiaalmeedias nii-öelda kuulsaks, minna viraalseks ja seal siis täpselt samamoodi küsitakse küsimusi ja otsitakse vastuseid sellele, et kuidas leida seda tasakaalu raha tegemise, sest influencerdus on ju väga suuresti seotud ka tähelepanu majanduses, ütleme siis finantskapitali saamisega ja selliste üldiste moraalsete kohustuste ja moraalse kompassiga. Üks väga hea ülevaateartikkel üritabki siis välja tuua nii-öelda positiivseid praktikaid ehk siis nii-öelda häid praktikaid, mida meditsiinis võiks jälgida seda tüüpi tegevuse juures või ka halbu praktikaid, et see on üks artikkel, millele võiks pilgu peale heita, kui te tahate sellest teemast rohkem mõelda. Ja loomulikult
noh, on influenceriks hakkamine väga selline suur kohustus, sest see nõuab, et sa pead postitama, sa pead jälgima, mida inimesed kirjutavad, sa pead olema nagu osa oma tööajast pühendamagi sellele, mis toimub sotsiaalmeedias. Hea uudis on aga see, et me saame võidelda infokorratusega, ennetada väga tõsiseid meditsiini- ja rahvatervise alaseid probleeme ka veidi vähesema vaevaga. Ja siin on suurepärane näide Eesti Uhuunduse peegeldus sotsiaalmeedias konto, mida ma soovitan teil jälgida erinevatel platvormidel, kes siis teatud mõttes filterdavad neid peamiseid valeinfo, väärinfo, desinfo narratiive, mida inimesed jagavad sotsiaalmeedias, aga ühtlasi on selles kogukonnas ka palju inimesi, kes sekkuvad. Nad ei ole otseselt influencerid, aga nad annavad oma väikese panuse selleks, et tuua juurde mõistuse hääli. Et sotsiaalmeedia ei oleks lihtsalt läbu, kus need, kellel ei ole mitte midagi paremat teha või need, kes on sageli oma väga selgete finantshuvidega seal tegutsemas, müües terakesi või ussiõli või mida iganes, et neil ei oleks nii-öelda nagu vaba voli teha mida iganes nad tahavad meie digitaalses avalikus sfääris. Ja siin on näiteks üks näide sellelt samalt Eesti Uhuunduse peegelduse leheküljelt. Aga mida ma palun, et me kõik teeksime, võib-olla veidi rohkem, on mikrosekkumised. Ja mikrosekkumised on siis kontseptsioon, mida me oleme järjest enam hakanud katsetama info vastupidavuse raamistuses oma uuringutes, kus me otsime viise, kuidas inimesed saavad võidelda selle tohutu väär- ja valeinfo ookeaniga, mis meie ümber loksub, ilma et me ennast läbi põletaks, ära kulutaks ja et me ei kibestuks. Ja siin on abiks selline nagu kolmene jaotus, mida me saame teha. Üks on see, et me toetame neid, kelle hääl on mõistlik, viisakas ja tõenduspõhine. See võib tähendada lihtsalt laikimist, edasi jagamist, kommentaarides kirjutamist. Ma arvan, et Riinal on õigus. Lugege ülevalt poolt Pauli postitust. Need on kõik sellised pisikesed asjad, mis jätavad jälje maha ja annavad neile, kes jaksavad võidelda, jõudu juurde. Ehk siis me kollektiivselt peame toetama neid, kes räägivad mõistlikku juttu. Teiseks, me peame oma õppes näiteks, kui me uut põlvkonda spetsialiste koolitame, me peame andma neile need teadmised selle kohta, kuidas toimivad need inforuumid, milles need tulevased professionaalid hakkavad tegutsema, et nad oskaksid oodata neid asju, et nad teaksid, et see võib olla ka osa nende tööst. Ja muidugi, kui teil on rohkem jaksu, siis soovitan kindlasti ka vaielda viisakalt. Mitte minna kaasa ebaviisakustega, kuid tõepoolest astuda trollidele vastu. Sest tegelikult nad ei ole nii hirmsad, uskuge mind. Nad on ütleme niimoodi, et kui juba ükskord hakata pihta sellega, et te vaidlustate täieliku kamarajura, mida inimesed jagavad viisakalt ja allikatega või selgitate rahulikult, mida see uuring tähendab või mis iganes on selle asja keskmes, siis võib selguda, et need trollid ei olegi nii hirmutavad tegelikult. Ja oluline mõte on see, et kui te spetsialistina vaidlete kellegagi sotsiaalmeedia platvormidel, siis teid ei huvita selle trolli arvamuse muutmine. Teid huvitab nende kõikide vaikivate inimeste arvamuse, hoiakute, teadmiste arendamine. See võitlus käib hoopis nende pealtvaatajate, nende nähtamatute masside nimel, et nende jaoks oleks olemas mitu erinevat vaatenurka ja mitte ainult vaid tasakaalukas teaduspõhine vaade täpselt samamoodi, sest väga paljud inimesed lähevad sotsiaalmeediasse lihtsalt, et aru saada, mis siin toimub, kuidas ma arvama peaksin, mida ma tegema peaksin ja nad kujundavad oma arvamuse selle põhjal, milliseid hääli nad sotsiaalmeedias näevad. Aga kui ekspertide hääled mattuvad
padurumaluse alla, konspiratsiooniteooriate alla, siis me kaotame kõik. Ja siinjuures saangi teile soovitada paksu nahka, kui te võtate selle teekonna ette ja kindlasti võime nendest teemadest edasi rääkida, sest influencer creep või sisuloojate loogika pealetung ei ole ka mind jätnud puutumata ja katsetan sisu loomise ja oma valdkonna teemade selgitamisega igasugustel erinevatel platvormidel. nii et otsige mind üles ja räägime nendest teemadest edasi. aitäh teile ja ilusat konverentsi jätku!